Fitnesslollidele on podcast naistele, kes tahavad ennast toitumise, trenni ja tervisliku eluviisi teemadel rohkem harida ja olla teadlikumad. Minu nimi on Laura-Liis ning mina olen personaaltreener ja online coach. Tere taas kõigile! Mul on ülimalt hea meel, et täna on meil juba 10. episood ja selle puhul on meil väga äge külaline täna. Täna on meil külas Leanika Järve ja ma räägin teile väikse loo tema kohta, sest mina tutvusin Leanikaga umbes natuke üle aasta tagasi ja ma ütlen ausalt, ma täiega kartsin seda naist. Sest nii kui ta ruumi tuli, siis oli kohe siuke näha, et okei, no see on nagu võimas naine, et teda tasub natuke karta, et peab ikka mõtlema, mida ütled ja mida teed. Nii et selles mõttes ja seda igas mõttes nagu positiivses mõttes, et see energia, mis sel naisel on nagu väga võimas. Ja Leanika kohta siis nii palju, et ta ei ole mitte ainult kinnisvaramaaklerina väga suurt edu saavutanud, vaid ta on ka pannud ise suurt rõhku enda tervisele ja heaolule. Ja täpselt sellepärast ma täna kutsusingi teda siia, sest lisaks kõigele, mis ta muidu on elus teinud, ta on ka 4 lapse ema, teinud siis vägevat karjääri kinnisvara, käinud ise ka fitnessi laval ja samal ajal töötanud väga teadlikult siis iseendaga. Ja täna on ta siis 40ndate lõpus, kuigi näost üldse ei ole näha ja nagu ei ütleks üldse niimoodi. Aga selles mõttes kogemusi on tal tohutult palju ja täna me räägimegi peamiselt 2 suurest teemast. Et kuidas siis hoida sellist tugevat mindseti ja kuidas olla positiivne ka siis, kui võib-olla elus on natuke põnevamad ajad, ütleme nii, ja siis kuidas naise keha ja hormoonid muutuvad ajas, et eriti siis perimenopausi ajal ja mida sa saad ise ära teha selleks, et sul nii-öelda see elurõõm ja kõik nii-öelda jätkaks samamoodi, nagu ta enne on olnud. Aga te teate küll, et enne kui me lähme hüppame teemasse ja Leanika saab ka ise rääkida, siis mul on väike palve. Nimelt te teate küll, et ma olen alles oma podcasti teekonna alguses, mis tähendab seda, et iga like, iga follow, iga jagamine aitab mind tohutult palju kaasa selles, et see sõnum siin jõuaks kaugemale. Ehk siis, kui sa tunned, et sa saad siit mingit väärtust, siis palun ole hea, jaga see episood ühe sõbraga, tagi mind ära, tagi ka Leanika ära. Leanika, mis su Instagram on? Tippmaakler. Väga hea, et siis Tippmaakler ja Laura-Liis M, et tagige meid ära ja siis see episood jõuab kaugemale. Nii, aga nüüd ma olen piisavalt palju rääkinud, nüüd Leanika lähme sinu juurde, et ma olen küll siukse väikse sissejuhatuse sinu kohta teinud, eks ju, aga kuidas sa iseennast kirjeldaksid, et kes sa oled? Eelkõige muidugi suures pildis ikkagi ema on ju, see on siukene kõige tähtsam roll võib-olla elus, aga ma arvan, et ma olen ettevõtja, ma olen sõber, ma olen sõbranna, ma olen mingis mõttes sportlane, ma olen inimene, kes hullult nagu tõmbab käima ennast igasugustest uutest projektidest, on ju, et mul on praegu ka jälle siuksed põnevad asjad kogu aeg elus. Ma arvan, et ma olen hästi positiivne inimene. Ma ei tea küll, miks sa mind kardad, võib-olla sellepärast, et enam ma ei karda, nüüd on lihtsalt suur respekt. Ma olen nõus sellega, et minu võib-olla see energeetiline olek on võib-olla rohkem, sest ma ei ole mitte kunagi tagasihoidlik olnud. Et ma ei ole juba lapsena, ma ei olnud tagasihoidlik ja mul on 2 venda. Ja siis mul ema kogu aeg mõtles, et ma ei tea, kellesse sa oled ja kust kohast sa välja tulid, et me elasime kunagi Ungaris 7 aastat ja lapsepõlve nii-öelda veetsin seal, on ju, ja siis ma tegin seal nii palju lolluse kogu aeg. Esiteks ma suhtlesin võõrastega kogu aeg ja siis ma kadusin kuskile Budapesti loomaaed ära, nii et politsei ajas mind taga ja siis ma käisin vahepeal mingis sõjaväelinnakus, kus ma mingid ussid välja kuskilt kookisin, mingid suured maod ja ühesõnaga, ma olen eluaeg olnud siuke veits teistmoodi, ma tunnen, on ju, aga mitte selles mõttes, mitte halvas mõttes, on ju. Ma lihtsalt olen selline elav. Jaa.
seda ma võin kinnitada, et elav sa oled igal juhul ja see ongi nagu nii äge nagu. Ja ma arvan, et noh, ühtepidi elav ja ma arvan, et edev ka. Ja noh, see edevus, mingil määral see edevus ilmselt viiski mind nagu fitnessi lavale ka, aga ilmselt me jõuame sellest pärast natuke rohkem rääkida. Ja tegelikult selle koha peal ma tahtsingi küsida, et kuidas sinu teekond on olnud seal spordi ja tervise maailmas, et noh, praegu ma saan aru, et sa tegelikult oled väga teadlik enda kehast, on ju, aga kas see on alati nii olnud, kus see on alguse saanud? Kindlasti ma olen täna oluliselt teadlikum, kui ma olin paarkümmend aastat tagasi. Ja kui ma nagu alustasin selle fitnessiga, siis tegelikult ma hakkasin üldse sellest pihta, et mina kunagi ei muretsenud enda keha kaalu pärast. Ma ei ole kunagi mingi kepp olnud selles mõttes väga peenik, on ju. Ma olen kogu aeg olnud selline paras iseenda jaoks, on ju. Ja siis me käisime sõbrannadega Türgis ja noh, sõbrannad, terve suur naistekamp ja kõigil oli, noh, kellel siit natuke üle, kellel sealt üle ja peame ikka trenni minema ja peame ikkagi midagi tegema. Ma olin ainuke, kes tegelikult selle peale nagu varem mõelnud ei ole. Aga kui me tagasi tulime, siis me tegime ikkagi sõbrannadega kokkuleppe ja ma ütlesin, et okei, et ma teen teiega siukse diili, kuna ma elan Viimsis, on ju, et ma lähen käin sealt Viimsi spordisaalist läbi, Viimsi spaas siis sellel ajal, on ju. Ja kui ma leian endale nagu kui sellel päeval on seal jõusaali treener, kellel on minu jaoks aega, siis järelikult see on õige aeg ja okei, ma siis hakkan käima. Ja oligi sellel hetkel siis treener seal ja ma hakkasin käima ja mul hakkasid kuidagi need, ma olen selles mõttes, kui ma võtan endale midagi ette, kui midagi mind motiveerib, midagi, mis must kirge tekitab, siis ma teen endale väga kiiresti kohe eesmärgi. Et mul on veits raske nagu võib-olla nagu lihtsalt nii-öelda hoida võib-olla mingisugust sihukest olukorda, et ma peab olema ikkagi kohe ikkagi lavale ja kohe nagu tippu, on ju. Ja siis ma hakkasin trenni tegema ja siis me läksime Hiina maailmameistrivõistlustele. Ma läksin lihtsalt kaasa selle nii-öelda kulturismiliidu pündiga ja siis me sõitsime Arnold Tokoga sõitsime 2 tagasi lennukis nagu nii-öelda kõrvuti, me kuidagi sattus lennukipilet, nii et ülejäänud olid üldse teisel päeval tulnud ja siis me tulime Arnoldiga 2 tagasi. Ja siis Arnold ütles, et issand, et sa oled nagu, noh, ta on mind kuidagi nagu kõrvalt näinud ja siis ta ütles ka, et miks sa nagu lavale ei lähe. Siis ma ütlesin ka lolliks oled läinud või, et noh, ma pole elu sees, ma olen küll varasemalt purjetanud ja mingid siuksed väiksemaid trenne teed, aga mitte sellisel tasemel, eks ju. Ja siis kuidagi ma ei tea, ta suutis mulle ikkagi nagu kuidagi augu pähe rääkida või vähemalt motiveerida nii palju, et ma mõtlen, aga vainat. Ja mul oli 8 kuud aega. Ja ma 8 kuuga tulin kullale. Ehk et see on see koht, mis on nagu see mindseti küsimus on ju. Ja see on see, millest ma täna võib-olla tahan natuke rääkida ka, et meil tegelikult hästi palju hakkab ikkagi ka mindsetist, on ju. Ja tulles tagasi küsimuse juurde, et siis ma ei teadnud pooltki neid asju toitumisest, siis ma alles hakkasin seda kõike õppima, ma hakkasin oma keha jälgima, eks ju, ma hakkasin palju trenni tegema, loomulikult dieeti pidama, eks ju, ja noh, vahepeal oli see, et ma sain ainult hapukoort 5 korda päevas, on ju. Ja usu, see keha harjus nii ära sellega, et mul oli nagu kellavärk. Ma ei pidanud ise kella vaatama, ma teadsin täpselt, mul keha andis märku, et nüüd on 3 tundi möödas, ma võisin selle järgi kella vaadata, on ju. Okay. Et jah, selles mõttes väga, väga põnev aeg oli. Kas, kui vanalt sa otsustasid nii-öelda jõusaalis käima hakata? Kas sul siis juba lapsed olid olemas kõik? Või? Ja, mul oli 3 last oli olemas, 4. ei olnud. Okay. Et ma olin siis juba 3 lapse ema. Ma arvan, et äkki ma olin mingi 27 või? Aha. Kuidas nagu selles mõttes vaata hästi tihti vahet ei ole, kas nüüd eesmärk on minna nagu lavale või mitte lavale, et kas või lihtsalt trenni teha, no ma ei tea, mul ei ole lapsi, ma ei kujuta ette, et 3 lapse emana, et kuidas nagu üks asi on trenn, aga see enam veel nagu võistlusteks ettevalmistamine, mis nõuab ju distsipliini nagu Ja lastele teeb pitsat ja ise ühtegi ampsu ei võta, on ju. No täpselt. Jah, ma arvan, see nõuab väga palju distsipliini ja see vajab tahtejõude, aga see tahtejõud ja tegelikult see kõik, kuidas sa suudad sellele nagu vastu panna, sõltub ikkagi väga palju sinu motivatsioonist. Kui sul on motivatsioon olemas, mille nimel sa nagu midagi teed, sul on juba käega katsutavad tulemused ja mis kõige olulisem asi on tegelikult see, et sa usud iseendasse. Ma usun, ma olen kindel, et ma saavutan
mis iganes on ju, noh, ma kogu aeg korrutasin endale, ma olen kindel, et ma saan kuldmedali on ju, ma olen kindel, ma isegi seal spaas vahepeal läksin riiduma mõndade inimestega, et eriti ülbena, vaat sa ütlesid ka, et ma tulen ja siis, et eriti ülbe kujutab endale ette, et me oleme siin 10 aastat trenni teinud on ju ja siis blond tibi tuleb ja kujutab ette, et tuleb kohe kullal on ju, aga väga palju on ikkagi, mida ma olen läbi elu praktiseerinud ja ma arvan, et see oli esimesi korda, kus ma seda teadlikult praktiseerima hakkasin, oli ikkagi tegelikult see visualiseerimine. Et seda ma olen täna kasutanud, noh, ütleme see praktika minu elus täna on nagu igal juhul oluliselt teadlikum ja igal päev, ma tegelikult praegu märkan igal hommikul üles ja esimene asi ma ikkagi kuulan mingisugust morning manifest või mingisugused morning vibes või mis iganes, see on mingisugune 5-10 minutit ja see tegelikult nii palju muudab ja kui sa silmad kinni paned ja noh, kujutad ette, vaata öeldakse, et energeetiliselt sul hakkavad elus asjad juhtuma siis, kui sa paned ennast tundma nii, nagu sa oled need asjad juba saanud, on ju. Aga kui sa kujutad ennast kogu aeg ette mõned sammud edasi, näiteks kaalulangetajate puhul hästi tihti ongi see, et ma tegelikult, vaata, mis juhtub meie ajuga on see, et kui me hakkame hästi palju kordusi tegema ja muutma oma mõtteviisi, me saame ka tegelikult ainult läbi korduste ja kui sa igal hommikul kujutad ennast ette, milline ma näen välja 2 nädala pärast. Kujutad ette, millised riided sul seljas on, millisena sa kõnnid, kuidas sa tahad, et keegi teine sind täna kõnetab, kuidas sa ise kõnetad, on ju. Lähed töövestlusele, on ju. Juba sa mõtled ette ära, mis sul seljas on. Mul on tolmuallergia. Ja, ma kohe vastan. Ma korra vaatan, ma igaks üks vaatan, kas ikka filmib mul. Ja ikka filmib. Siis võib selle osa korra nii, oota, kus me jäime nüüd? Et kui iga päev kujutad ette ja... Et see mõtteviis ja see visualiseerimine on see, mida ma nagu siiamaani nagu iga päev kasutan. Ja hästi palju, mida ma soovitan, on näiteks Joe Dispenza. On mu lemmik, ma ei tea, kas oled kuulanud ja tema on see hästi suur selline mõtteviisi mõjutaja on ju ja näiteks salenejatele, kes tahavad nagu kaalust alla võtta, on tegelikult Paul McKenna I can make it thin, see on inglise keeles, aga minust on YouTube'is ka seal nagu väga hea nagu see ja see on see, et sa tegelikult pead seda ikkagi iga päev kuulama. Noh, ideaalis ütleb tema 28 päeva. Kujutad ette, kui sa igal õhtul lähed magama, paned endale juba klapid pähe või kuulad mingit muusikat natuke kõvemini, kus sa saad ise olla ja kujutad oma järgmist päeva ette, mis kell sa ärkad, mis sa selga paned, kuidas sa nagu trenni lähed, on ju, kuidas sa tunned ennast peale trenni ja mis sa teed ja sa saad väga hästi ka ette kujutada ennast, kuidas sa tegelikult sööd ikkagi tervislikult ja sa väldid nii-öelda neid ahvatlusi. Ja kui seda praktiseerima hakata, 11 päevaga tekivad juba väga suured muutused. 11 päevaga juba tekivad, mul on üks koolitus 11 päeva, 11 sammu on ju, kuidas 11 päeva ja 11 sammuga tegelikult muutusi teha. Ja sellest tegelikult hakkab kõik pihta. Lõpuks hakkab ikkagi kõik ju mõtlemisest pihta ja mindsetist on ju, aga seda tuleb harjutada ja see omakorda tekitab distsipliini, see omakorda tekitab veel rohkem seda motivatsiooni ja siis tekivad tulemused. Enne peab ju tulema see otsus, et sa tahad seda, on ju? Jaa, no sellest hakkab kõik pihta. Tegelikult öeldakse, et mis see oli, jälleks ma olen nii palju maailma koolitustel käinud ja nii edasi, et sellest hetkest, kui sa otsustad, siis su maailm nihkub, on ju. Ja. Aga miks sina otsustasid minna sinna lavale või miks see nagu, et see ju distsipliin ja ka see, et sa siis iga päev kujutad endale ette, et sa võidad selle kuldmedali, et see pidi ju kuskil sellest sisemisest nagu soovist tulema või mõtlesid lihtsalt, et tahad nagu... Ma ei tea, kuna ma nagu, esiteks ma sain hästi palju nagu algselt juba nagu tagasisidet ka selle kohta, et mul on proportsioonid õiged, ehk et käte ja jalgade proportsioonid ja mul on nii suured võimalused, on ju. Eks natukene ikkagi see keskkond nagu mõjutas ka, et mine ja seda motivatsiooni tuli nagu väljastpoolt ka ikkagi, et mine ja nagu proovi. Aga mingil hetkel ma nagu hakkasin neid vanasid videosid vaatama ja nii edasi ja siis mõtlesin, et okei, ma lähengi. Ja ma saan hakkama sellega. Ja võt siis ma otsustasingi, et jah, ma lähen ja ma teen.
oli sul selle teekonna jooksul mingeid hetki ka, kus sa mõtlesid, et issand, et miks ma seda teen ja äkki annaks alla või noh, ma ei tea, et või siis, kui sa seal lastele teed süüa, on ju, siis vaatad, no täiega tahaks seda pitsat tead, ma ütlen, ma olen sinuga päris aus. No. Et mul söögiga ei olnudki nagu selles mõttes nagu lastega või söökidega, mul oli ikkagi nii oma rutiin sees ja tead, sellega on isegi niimoodi, et kui ma tulin peale, noh, ma käisin ju mitmetel võistlustel lõpuks on ju, ja kui sa tuled võistlustelt tagasi, põhimõtteliselt siis sa võid ju nagu selle, noh, paar päeva, nädal aega süüa, mis sa tahad. Ja tead, ma sain ikka kaerahelbeputru selle nagu kohupiimaga ja siis mul pereliikmed vaatasid ka, et kuule, et emma, oled sa normaalne natuke, et sa nagu pool aastat oled dieedil ja sööd ainult oma mingit kana ja riis. No ütleme, tänapäeval on see toidulaud läinud ikkagi laiemaks, et kui mina seda tegin, on ju, noh, siis oligi kana ja riis, kohupiim, hapukoor, muna, eks ju, et noh, ei olnud seal väga palju valikuid ja tead, sa harjud sellega nii ära, et sa tegelikult ei tahagi nagu midagi muud. Aga mis ma tahtsin öelda, et söök ei olnudki probleem. Aga ma olin noor, lapsed olid mul juba olemas ja vahepeal tahtsin pidu panna. Kuigi ma ei tarbinud alkoholi muideks kuni 25. eluaastani üldse. Ma olin täiskarskane kogu oma nooruse ja. Aga sellel ajal see oli äkki, siis see oli üks esimesed aastad, kus ma ikkagi natukene ka hakkasin nagu tripsutama, ütleme niimoodi, on ju. Ja vot need nädalavahetused olid võib-olla vähe rasked, sellepärast, et kui ma ikkagi näiteks mingi reede väljas käisin, noh, selles mõttes ma ikkagi elu ju ära, noh, et kui te tahate tippsporti teha, see ei tähenda täna absoluutselt seda, et te peate oma elust loobuma. Mina ei pidanud mitte millestki loobuma. Ma ei loobunud pidudest, ma ei loobunud lastest, ma ei loobunud nii edasi, välja arvatud muidugi söök ja sul peab olema rutiin ja trenn, eks ju. Aga siis oli küll nagu, et me kõik teame seda, et pohmakaga tahaks hullult rämpsu süüa, on ju. Ja vot need olid mu jaoks võib-olla keeruline, sellepärast, et kui ma ikkagi olin pidu pand ja alkoholi, ma ei ole kunagi siuke, et ma ennast nagu kummuli joon, aga noh, lihtsalt ikka mõne 3-4 kokteili võtan selleks, et natuke lõbusamaks juua ja tantsule minna, on ju. Siis alkohol veab ikkagi nii hullult kõigutab tegelikult seda veresuhkrut ja viib sul kõik mineraalid kehast välja, ta viib sul vee välja ja kui sa muidu oled selline hästi puhas ja sportlik, ta tegelikult teeb sulle nagu korraliku šoki. Ja vot see craving, mis tuleb järgmine päev selleks, et süüa mingit rämpstoitu, vot need hetked olid mul nagu rasked ja ma olen libastunud ka. Et ma oma esimese kulla sain kätte, aga ma teised võistlused, ma kaotasin 1 punktiga kulla. Ja ma arvan, et see läks mul sinna hamburgeri nahka. Aga kas nagu selles mõttes, vaata alkoholil on ju päris suur nagu kaloraaž, on ju, et kas see nagu kuidagi ei mõjuta? Tead, arvestades seda kaloridefitsiiti ja kuna ma siis ikkagi õhtuti esiteks hoidsin nagu söögiga, kuigi ma ei soovita, kui te tarbite alkoholi, söög alati ennem kõvasti ette, sellepärast, et hakkab paha, on ju, aga noh, ma olin natuke teises olukorras. Ma jõin skinny bitchi ja see on mul siiamaani mu lemmikkokteil, on ju. Viin ikkagi mullivee ja laimiga. Esiteks seal on sidruun, seal on igasugused vitamiinid sees, seal on vesi, mis dehüdreerib sind hästi palju, eks ju, ja viinas ei ole nii palju kaloreid ka nagu selles suhtes, et ma leidsin endale siukse kokteili, aga neid oli harva, neid ei olnud nagu neid olukordi, mul olid ju lapsed selles suhtes, et aga mõned olukorrad olid. Aga see on äge, vaata, et selles mõttes, et noh, leidagi vaata see tasakaal lõpuks tegelikult, on ju. Sest noh, et distsipliin on oluline, on ju, aga noh, elu ei saa nagu elamata jääda. Elamata jääda. Ja no eks ikkagi selles mõttes, et kui sa ikkagi võistlema lähed, loomulikult see ikkagi paneb sulle piirangud, aga tead, mul on selline tunne, et vähemalt mul jäi selline tunne, et nendel inimestel, kes su kõrval on, nendel on raskem seda taluda kui sinul endal. Miks nii? Sellepärast, et ma läksin ikka, käisin mingitel grilliõhtutel ja kõik ja suvel ja nii edasi, on ju, ja kogu aeg tulin oma karbiga ja siis kõigil oli, issand, mul on sust nii kahju ja meie ikka sööme siin ja küll olid neil mingid kringlid ja kõik asjad ja siis mõtlesin, kuulge, lõpetage ära, ma tunnen ennast ju jumala hästi. Ma vaatasin ennast peeglist, ma olin happy enda üle, on ju, ja see omakorda, kui sa nagu näed oma tulemusi ja sa oled ise endaga rahul, siis tead, ma ütlen sulle, see söömine, liigsöömine, ülesöömine, palju söömine tuleb palju rohkem tegelikult mitte enese rahulolematusest, et inimesed ei ole endaga rahul ja siis nad löövad juba käega ja siis nad lohutavad ennast ja söövad ennast ja nii edasi, on ju. Ehk et ma ütleks veel kord, kui ma olin siis enne võistlusi 48 kilo, on ju,
siis emad-isad tulid kõik, issand jumal, et siin nagu polegi olemas, on ju, et nagu luu ja nahk, eks ju. Et veel kord, mulle tundus, et kõrval inimestel oli raskem taluda minu dieeti ja trenni ja kõike muud kui mul endal. Kusjuures see, mis sa just mainisid, et see ülesöömine ja kõik see, et tuleb endaga nagu rahulolematus, minu arust see on nagu täiega tõsi. Et noh, üldse ju ka treeni tegemine, ma arvan, et selles mõttes nagu see, et sa suudad treenis olla järjepidev, see ju tegelikult mingil määral tuleb ka sellest enesearmastusest, et sa tahad enda keha eest nagu poolt kanda, samad selle toitamisega ka, on ju. Kui sa poeg endale mingit rämpsu sisse sööd, on ju, siis tegelikult kui väga sa siis nagu armastad ise ennast, on ju. Jah, eks ikka vaatame, eks meil on nagu see, kui me vaatame nagu üleüldse seda meie toiduvalikut ja kõik, eks meil on selle poolfabrikaat ja väga raske on ikkagi nagu, isegi siis, kui sa nagu tööl käid ja tahad väljas süüa, on ju, ja sa ei viitsi kogu aeg endale neid karpe kaasa teha, on ju, et siis on ikkagi nagu veitsa keeruline, aga ma olen igal juhul nõus ja ma olen ise, võib-olla jõuame selleni ka, aga ma olen olnud tegelikult aasta sellises enda jaoks hästi keerulises perioodis, on ju, et jah. Okay. Aga mis sa nii-öelda, tol ajal, kui sa lava jaoks nagu ette valmistasid, see on ju selles mõttes mingil määral ikkagi nagu teistsugune kui võib-olla praegu, on, et mis sa käisid ühe korra või ühe hooaja laval või käisid mitu korda? Ei, ma käisin ikka mitu korda. Ja me käisime kiivikatega, käisime Itaalia Euroopa meistrivõistlustel ja Baltimaade võistlustel ja selles mõttes, et Eesti meistrivõistlustel ja nii edasi, et selles mõttes me ikkagi käisime rohkem võistlustel. Aga ühe hooaja või nagu selles mõttes? 2 hooaega. 2 hooaega, okei. Ja miks sa peale esimest hooaega siis otsustasid veel nagu uuesti minna? No ma tahtsin ikkagi esiteks oma vormi säilitada ja ma muidugi peale esimest hooaega korraks, kui nagu pausi tegin, siis ma ikka võtsin kõvasti juurde ka. Et no see on suht tihti juhtub. Ja tead, sellega oli selles mõttes, et mul olid ju lihased all, on ju. Ja siis tuli see rasv peale sinna ja siis ma nägin välja nagu Michelin, on ju. See ei olnud hea pilt ja siis ma juba tundsin, et okei. Et peab uuesti lavale minema. Nüüd peab selle ikkagi nagu maha saama ka, on ju. Ma ei tea, tead, ma arvan, et seal oli ikkagi see ka, et mulle tegelikult meeldis see melu, mulle meeldisid need võistlused, mulle meeldisid, ma ise tikkisin endale kõik, õmblesin need kostüümid. Kuule, siis ma tellin sinu käest. Ei, ära telli, ma ikkagi täna tegelen kinnisvaraga. Ma ei tegele õmblustöödega, aga mulle meeldib sellised väikseid litreid, vaata, ma räägin, ma olen edev, on ju, ja siis igasugused kuldakarda sinna peale panna, on ju. Et see oli siuke, kõik see võistlus ja tegelikult see, lõpuks me ju kõik teame, et kui sa saavutad midagi, isegi kas sa saavutad kulla 2. või 3., aga see, mida sa oled enda jaoks teinud, see on lihtsalt nii hea tunne nagu ja ma täna tagantjärgi mõtlen, et ma iga kell oleks, kui ma tagasi keeraks, ma igal juhul teeksin seda uuesti. Aga miks ma pooleli jätsin selle? Seda ma võin küll öelda, et lõpetuseni sa ei jaksa selline akordion tegelikult olla, on ju. Kuigi ma imestan ja vaatan siin ikkagi väga palju meie suuri eeskujusid, eks ju, kiivikaid, kes on aastaid suutnud oma seda vormi nagu olla. Aga ütleme, et Ott minu meelest ikkagi on juba nii tark ja nii teadlik, et ega tal nagu ei olegi nagu minusugune algaja, kes käis võistlustel ära ja siis tuli 10 kilo juurde, on ju, et ta oskab seda ikkagi läbi aastate juba hoida, et see on juba ka oma, ta on ikkagi oma ette nagu minu jaoks juba ikkagi nagu suur eeskuju. Aga ma räägin, miks ma selle päriselt lõpetasin ja mul on sellega üks väike lugu ka. Me olime Itaalias Euroopa meistrivõistlustel ja seal mul küll nagu väga hästi ei läinud, ma ütlen ausalt, ma olin nende Euroopa, ma ütleks ambaalide kõrval nagu lihtsalt skelett ja siis Ott naeratas, ütles mulle peale võistlusi, et Läänika, et sul oli kõige ilusam naeratus nagu Colgate, et ainuke, mis sul olid sul valged hambad, et ülejäänud kõikidel olid lihased, aga sinul olid valged hambad. Vähemalt seegi asi. Mingi kompliment, on ju. Ja seal oli tõesti Euroopa tase, ma olin 2 aastat trenni teinud, nad olid 10 aastaid trenni teinud, et ma ei saanudki võrrelda ennast üldse. Aga me käisime, see kogemus oli ikkagi hästi tore ja me istusime aias ja minu kõrvale tuli üks kulturist naine. Me tegime nagu body fitnessit, on ju, aga ta oli ikka ja ta oli mingi 15 aastat, ta tuli sellel võistlusel pronksile ka veel nagu selles mõttes, et ja muidugi ta tuli selline juba
habe oli ees ja siuke hääl oli jäme onju. Ja siis istub mulle kõrvale ja küsib, et do you like me? Ma nagu vaatasin ka, et esiteks minuga räägid, et mis mõttes sa minu käest siukest asja küsid onju. Aga noh, ma olen siuke vaata alati hea suhtleja olnud, et siis mõtlesin, et okei, et miks sa küsid? Ei, et noh, kui sa mulle vaatad pole peale naisena nagu, ma olen muidugi kahjuks otsekohene ka, ma ütlesin, et ei, et kui naisena ei meeldi, et sa oled liiga musklis vaata ja nii edasi. Ja siis ta ütles mulle, et jumala õige, et ütles mulle, vaatas mulle otsa, et sa oled nii ilus naine. Ja sa oled täpselt nagu praegu sellises hetkes, nagu sa pead olema, et vaata, et sa siit edasi ei lähe. Ja siis ta pärast rääkis mulle nendest hormonaalsetest muutudest ja noh, vaata naistel on ikkagi selle rasvade, meeletu rasvaprotsendi alla minekud, eks ju, menstruatsioon jääb ära ja sul need rasvad, ühesõnaga seal on tegelikult meditsiiniliselt päris palju ka selliseid riskikohtasid on ju. Ja siis ma nagu otsustasin ka, et tegelikult veel üks asi, ma sain aru, et ma Euroopa tasemel ei taha ennast nagu treenida. Et see oleks olnud juba noh, too much, et sealt tulevad igasugused ma võib-olla praegu valetan on ju, aga sealt tulevad igast kreatiinid ja mingid valgupulbrid ja mingid asjad on ju. Ma olen siuke suht pigem naturaalne olnud, et noh, loomulikult ma peale trenne ikkagi mingisugused olid mul mingid oma lemmikud, mingid maasikajoogid ikka natuke taastasin, sest ma tegin ikkagi 6 korda nädalas trenni. Aga ma pigem ikkagi tahaks olla nagu nii palju looduslik kui vähegi võimalik. Jah, eks see ongi vaata, üks asi on nagu Eesti tasemel võistelda, teine asi on seal Euroopa nii-öelda tasemel võistelda, et seal on ikkagi... No seal on vaata see ka, et minul oli see hobi. Mul oli 3 ettevõtted samal ajal, eks ju. Ma kunagi ju tõin Remax Eesti turule, on ju. Siis ma olin Epicenter kinnisvara ja mul oli veel ehitusfirma samal ajal, eks ju. Ise tegin tehinguid, koolitasin maaklereid, mul oli Leprofit nagu veel koolitusettevõte, on ju. Ja siis lapsed, on ju, ja siis see ka veel, et noh, kui sa tahad nagu Euroopa tasemele minna, siis see on su töö, et noh, siis on niimoodi, et sport on sul nagu põhitöö ja siis ettevõtlus on su hobi, aga noh, me ei saa nii teha, eks ju. Et see oli ka nagu põhjus, et ma võin siin Tallinnas teha 6 korda nädalas trenni, see ei ole nagu probleem, on ju. Aga kui sa tahad Euroopa tasemele minna, siis enam nii lihtne ei ole. No kuidas, kui sul oli mitu ettevõtet ka ja lapsed ja nagu noh, käid 6 korda nädalas trennis ka nagu, kuidas sa päriselt ka nagu jõudsid? Ma ei tea, ma arvan, et mul on võib-olla esiteks antud mingisugune rohkem käputäis energiat, ma ei tea, aga ma arvan, et mul on see eneseusk. Ja ma kogu aeg, mul on kodus seina peal ka, ma käisin muide veel ühes podcastis mingi pool aastat tagasi või rohkem. Ja siis sealt mulle tehti seina peale nagu käsitööna minu 2 motot. Üks on see, et igal asjal on lahendus ja ka see läheb mööda. Noh, 2 asja nagu ongi, et igal asjal on lahendus. Ja ma tean, et ükskõik mis olukord on, ma kogu aeg leian lahenduse ja ma arvan, et inimestel on kõigil 24 tundi, on ju, aga noh, mõni oskab seda paremini ära kasutada, mõni vähem, on ju. Et see on samamoodi vaata, et 2 inimest lähevad reisile ja pakivad kohvreid. Üks inimene pakib nagu terve 3 kuud sinna, on ju, aga teine inimene ei suuda 3 päevagi sinna pakkida, on ju. Et see ongi see, kuidas sa seda pakid. Ja ma tegin hommikul kell 7 tegin aeroobset ja tavaliselt õhtu kell 7-8 tegin siis jõusaali, on ju. Et ja ülejäänud päeva siis jagasin kõik ära, lapsed jõudsid koju tulla ja või siis ma käisin trennis ära ja siis ma viisin nad lasteaeda ja siis läksin ise tööle ja siis tulin tagasi ja ma ei tea, ei tundnud mulle nagu, tead, vaata see tekib jälle see, et kuna mul on ka kaksikud, eks ju, ja mul oli esimene laps siis olemas juba 2-aastane, siis see juba, see kaksikute olemasolu ja kogu see, sa oled nagu naine, nagu orkester ja see paneb sind nii palju, paneb su aju tööle kogu aeg, kuidas sa pead kõik võimalikke lahendusi nagu leidma. Et selleks hetkeks, kui nad juba nii suured olid ja lasteaias käisid ja kõigil jalad alla, siis mul oli nagu lillepidu. Et see oli juba lihtne, see oli juba lihtne, jah. Päris hea. Aga mis sa ise tunned, et kuidas kogu see nii-öelda lavakogemus ja noh, üldse siis see, kuidas see on siin nagu naisena kujundanud või kuidas on see su edaspidist elu mõjutanud? No kindlasti see, et ma olen ikkagi toitumist proovinud ikkagi väga palju nagu jälgida. Libastun ikka vahepeal ja nii edasi, aga ma ikkagi pigem proovin vaadata.
Küll ma olen igasuguseid muid meetodeid lihtsalt katsetanud peale seda, on ju, ma olen Wildfiti läbi teinud, üks parimaid programme, mis ma tegelikult näinud olen. Wildfit, Eestis on Erik Etmides teeb seda, üks mu lemmikuid spiikerid üldse maailmas ja koolitajaid ja tema teeb ühte programmi, mis mulle nagu hullult meeldib, on see, et väga paljud programmid hakkavad dieediga. Aga tema ei räägi üldse dieedist, vaid ta räägibki tegelikult sellest psühholoogilisest muutusest, toidu suhtes üleüldse on ju ja lifestyle'ist ja nii edasi. Et ma olen temalt päris palju kaasa võtnud tänasesse ellu juba ka on ju. Noh, näiteks ma ei tarbi piimatooteid on ju, seal on mingi, aga noh, ma ei hakka täna neid asju rääkima, sest inimesed muidu ei saa sellest aru, et seal on nagu minu jaoks väga sügav põhjus, miks juustu ikka vahepeal, aga ma mõtlen nagu päris niisugust toores piima ja nii edasi on ju, vahest toitu teen, aga noh, näiteks piima ma ei joo selliselt on ju. Ja ma tegin selle Wildfiti programmi ära, ma võtsin ka 8 kilo alla, et see alla võtmine juba kuidagi jäi külge vaata, et noh, et vahepeal natuke võtad küll on ju, aga tegelikult kui sa oled nagu ühe korra sellise jõusaali programmi või nagu võistluse läbi käid, tegelikult tean, et see allavõtmine ei ole lihtne. Kuni teatud eani, teatud vanuseni. Et täna ma võin öelda küll, et võib-olla ma olen olnud sellega kõige rohkem hädas. Et kui enne 40 oli nagu, noh, tegelikult suht ikkagi sööd, mis sa tahad. Ma arvan, et ma olin 42 ja 43 aastaselt oma elu tegelikult absoluutses tippvormis. Ilma, noh, selles mõttes nagu laval olekuta. Ma käisin jalgrattavõistlustel, ma sõitsin rattamaratone, ühe Estonian Cupi sarja tegin kaasa, tulin oma vanustes 6. Ja siis ma natukene olen triatloni teinud, ma isegi sain triatloni teate, triatlonilt sain ka üks alles nüüd hiljuti äkki 3 aastat tagasi või 4 aastat tagasi sain pronksmedali. Aga ma julgen täna öelda, et kui kukub maagiline arv 45, siis ma ei kujuta ette, mis selle nagu siis päriselt ainevahetusega nagu muutub ja hormoonid muutuvad ja noh, ütleme üldse meie nagu tegelikult ju kogu keha ja kõik on ju hormoonidega ju väga tugevalt nagu seotud on ju. Ja vot ei ole enam nii, et see asi nagu nii ka lihtne on. Ja ma olen nüüd olnud selles samas kategoorias nagu kõikidega, et ma olen viimane aasta mul on olnud tegelikult emotsionaalselt keeruline aeg, mul on suhtes keeruline aeg olnud ja ma nagu veits kaotasin ennast ära. Ja võt siis ma tundsin, et ma ka tegelikult esiteks sa oled nagu, kui sa oled emotsionaalselt läbi, on ju, siis sa ei jõua hoida distsipliini, sa ei jõua ja sul ei olegi nagu motivatsiooni ennast motiveerida. Aga kas sa arvad, et see, noh, sest vaata, sa oled ju tegelikult väga distsiplineeritud inimene olnud, et sa oled ju tõestanud seda, et sa suudad olla distsiplineeritud. Et kas sa arvad, et see nagu muutus tuligi siis nagu lihtsalt selle hormoonide pärast või? Ei, ma arvan, et kindlasti see päris nii ei ole, aga ma arvan, et nad ikkagi mõjutavad, sellepärast, et me ju kõik teame seda, et naistel on enne päevasid tujud muutuvad, on ju. Mina olen seda, ma ei hakka väga teaduslikuks minema, on ju, sest noh, ma toon maale ju siin veel ühte raku sisest seerumit, mis uuendab ja noorendab ja mis iganes teeb, eks ju, no age. Ja ma tean mitokondritest lõpetades vabade radikaalide ja kõikide muude asjadeni, on ju. Aga rääkides nagu lihtsas keeles, siis kui me oleme nagu, kui naised on enne päevi nagu sellises pahas tujus, eks ju, ja tuleb ju söögiisu, on sul sihukest tunnet olnud, et sul tuleb söögiisu, sa tahad magusat. Muideks mina ei söö magusat üldse, nagu tõesti, mul lihtsalt ei ole nagu kunagi sihukest kreivi, aga enne on küll, enne päevi mul on sihuke tunne, et ma ei söö palju, aga ma olen võimeline sööma mingi pool bitterit ära. Muidugi ma olen jälle teadlik, ma ei lähe mingi meeletu koogi jahile, on ju, vaid ma lähen poodi, võtan endale 70% bitteri šokolaadi, on ju. Ja juba sellepärast ka, et minu jaoks magus on liiga magus ka, kuna ma ei tarbida liiga palju. Kui sa ei tarbi, siis sa harjud ära vaata sellega. Aga tead, nende hormoonide selle virvarriga on sul selline tunne, kujutad nüüd ette, kui sul on konstantselt selline PMS. Saad aru? Ja noh, need kõikumised hakkavad ja need meeleolu muutused, on ju.
ja tead, kui see on nagu sul 3 päeva kuus, noh, siis hakkavad päevad ja kukub see hormoonitase alla ja see on nagu korras. Mehed muideks kõik arvavad, et naised on närvilised ju päevade aeg. Tegelikult ei ole. See päevad, need on 3-5 päeva enne, aga kui need päevad juba hakkavad, siis see hormoonitase kukub paika, siis sa oled vastupidi kõige lõpusam inimene üldse, on ju. Aga noh, see selleks. Ja tegelikult selle hormonaalse muutusega ehk meil ongi östrogeeni hakkab vähemaks jääma. Tegelikult meil hakkab seda 40-sed juba vähemaks jääma, on ju, aga me ei tunne seda muutust nii palju, kui siis, kui me saame nagu 45. Ja vot siis hakkad tundma nagu, kuidas need tujud ja nii edasi. Ja tead, tükk aega sai see nagu algul aru ka endast, et nagu siuke tunne nagu, et kogu aeg tahaks kellegile peksa saada. Ja tead, kui sa oled nagu rohkem kui 3-5 päeva, mis sa oled harjunud, see hakkab veits kurnama. See hakkab kurnama, sa oled segaduses, sa ei saa nagu aru, siis sa mõtled, issand, mul ongi elu läbi. Noh, kõik minu parim enne möödas on ju. Ja nii edasi. Et tegelikult hakkab üks igavene virvarr. Ja siis ma hakkasin katsetama igasuguseid asju, sellepärast, et selle koha pealt mul on ikkagi see, et mina ikkagi olen noor elu lõpuni, on ju. Ma just vaatasin TikTokis üks vanem naisterahvas, kes on täna 9 aastane ja käib siiamaani jõusaalis, on jumala äge, ta on jumala palju videosid muideks. Ja ta käib riides, ta on kontsakingad, kogu aeg tal on mingid stilistid kaasas, ilmselt siuke edukas naine ka, on ju. Mina suudan ennast nagu, vaata, kui ma näen mingit inspiratsiooni, ma võtan endale pähe, et ma tahan nagu, ma teen järgi, et ma teen järgi. Ja mul see aeg oli võib-olla selline enda kaotus või selline lost, tegelikult ikkagi aasta. Ma ütlen julgelt, et ma võtsin juurde mingi 6 kilo selle aastaga. Ma ei suutnud mitte midagi teha ja ma tõesti, sellepärast ma täna tunnen, mida tunnevad kõik need, kes ennast nagu lohutuseks nagu söövad või ja siis sa võtad juurde need kilod ja siis sul ei lähe riided enam selga, siis sa suudad, et ma ei ole enam mitte millekski võimeline, on ju, ja sa vaatad peeglis ka veel, et vaatad, et täiesti mõttetu mutt, on ju. Aga tegelikult ma ikkagi suutsin ennast kokku võtta, ma tegelikult ühel hetkel, vaata see ongi see, me rääksime ennast otsustamisest, on ju. Ma otsustasin, et kõik, et ma tahan muutuda, mul ei sobi see, mis ma praegult teen, mul ei sobi see suhe, mul ei sobi see elustiil praegult ja noh, ütleme firma asjadega ka ma ikkagi natukene võib-olla ma olin natuke laisk. Ma oleks võinud rohkem teha, on ju, rohkem kinnisvara müüa, aga ma müüsin täpselt nii palju, kui mul nagu mugav oli, on ju. Aga ma olen vastupidi olnud siuke, et ma tahaks just nagu täiega panna kogu aeg. Ja nüüd ma olen tagasi leidnud ennast ja ma ütleks, et see shift käis üsna nagu kiiresti. Et ja ma ei tea, ma ei ole väga tiktokker ja blogija, nagu sina oled, on ju, aga ma olen küll valmis nagu praegu mingi challenge'i tegema, on ju, kas või mingisuguse sinu tulevaste mingite podcastide sarjas, lihtsalt võib-olla väike piik, et kuidas läinud on ju, et ma täna ise endale nagu tegin mõned lubadused, on ju. Aga jaa, me teeme siis mingi hetk vaata episood vol 2 on ju, et siis vaatame, et kuidas su enda nii-öelda nende eesmärkidega läinud on. Jaa, see ei ole üldse halb mõte. Siis on surve peal. Mul on natuke aega, aga mulle meeldib surve. Inimestel on survet vaja nagu selles mõttes ja kes tahab muga punti hüpata, selles mõttes on ju, kes tahab punti hüpata selle nii-öelda challenge'iga, kellel on samasugused challenge'id, siis ma ei tea, kirjutage Mari-Liisile, eks ju, või kirjutage mulle, et mis puudutab just seda nagu hormonaalset muutust, et ma olen siin aastaga kõik asjad läbi proovinud ja ma tegelikult juba tean lahendusi, kuidas ennast hästi tunda, kuidas trenni teha ja nii edasi, on ju, et miks ma ütlen nagu kirjutage, sellepärast, et ma ei taha podcastis hakata kellegile mingit promo tegema, eks ju, et ja inimesed on nii individuaalsed, ühele sobib üks, mõnele teise, aga mida ma saan teha läbi oma kogemuste nagu lihtsalt võib-olla nagu jagada. Aga ma olen võtnud endale praegult küll eesmärgi, et meil on täna 5. november on ju, et ma olen nüüd 2 kilo juba maha võtnud, et ma lähen Sri Lankale detsembris ja 4 kilo on veel kindlasti vaja minna. Ja nüüd ma hakkasin igal hommikul trenni tegema ja ma ei söö peale 6 praegu, kuna mul nagu seda, mul ei ole ju jõusaali
lavale vaja minna, vaata siis tekib see, et sa pead ikkagi jälgima seda, et kui sa nagu defitsiidis oled, et sul lihas ära ei kao. Aga mul seda probleemi praegu ei ole, et ma pigem nagu teen seda intermittent fasting ut ja see on ka asi, mis mulle hullult hästi nagu sobib. See autofaagia. Ma ei tea, kas sa tead, mis on autofaagia? Ei tea. Autofaagia on see, kus su enda rakud hakkavad siis ennast nii-öelda puhastama, hävitavad need vanad rakud ära, aga kui me kogu aeg toitu peale laseme endale, siis siis meil keha ei saa puhastuda, on ju, ja tihti ongi see, et ma tulen õhtu töölt koju, käeksutan seda külmkappi, on ju, ja hommikul on ju, eestlased ütlevad kõik, et kõige tähtsam söök on hommikusöök, on ju. Ma vaidlen selle üle natuke vastu, on ju. Ma söön küll hommikul, aga ma söön kell 10. Mitte kell 7 on ju, sest siis mul saab see 16 tundi fasti täis. Ma korra enne, kui me hüppame sinna teemasse, ma tahaks veel natuke küsida selle kohta, et kuidas sa nagu jõudsid üldse nii-öelda sellesse nii-öelda auku selles mõttes, sest vaata nagu praegu me hüppasime nagu sellest, et kus sa lõpetasid võistlemise, on ju, sul on see range distsipliin, kõik asjad ja siis seal on päris mitu aastat vahele, on ju, et kas see oli siuke nagu aeglane, et niimoodi samm-sammult sa tundsid, et okei, et mingid muutused nagu on nagu kehas või üldse nagu elus, on ju, ja siis sa nagu avastasid mingi hetk või oli see siuke mingi äkiline nagu, et... Tegelikult see hakkas pihta sellest, et ma 2 aastat tagasi äkki tegin veel ikka väga korralikult trenni. Selles mõttes ma ujusin ja jooksin ja sõitsin rattaga ja nii edasi, kuni ma sain COVIDi. Ja tegelikult see allakäik hakkas sealt COVIDist selles suhtes, et ma küll olin vaktsineeritud ja mul oli vist 3 aastat enne seda veel, mul oli tegelikult neerioperatsioon. Ja siis mul arstid nagu ütlesid, ei, sa oled nii riskigrupis ja sa pead ikkagi ennast vaktsineerima, kuigi ma sellesse ei uskunud üldse. Ja ma peale seda olin veel 3 korda ikkagi COVIDis olenemata sellest vaktsiinist. On ju. Ja siis ma jäin nii raskelt haigeks, et nüüd ma tean, mida inimesed ütlevad, et mul oli COVIDiga nagu kops kinni, et ma ikkagi vahepeal istusin, ma käisin 2 korda haiglas ja ma istusin tooliga, istusin aias, et hingata nagu ja siis mul oli see optomeetrum oli küljes, mis mõõtis mul seda nii-öelda hapniku taset, on ju. Ma olin nii väsinud, et ma ükski haigus ei ole mitte kunagi mind nii läbi võtnud. Ma arvan, et isegi peale neeruoperatsiooni ma ei olnud nii läbi kui selle COVIDiga seal ja saad aru, mul oli niimoodi, et ma ei jaksanud kätt reaalselt ka tõsta selleks, et veeklaasi kätte võtta. Ja see tõmbas mind nii läbi, et peale seda pool aastat ma ei jaksanud üldse mitte midagi teha. Ja vot siis hakkas siuke aeglane see, et kui sa nagu nii pikalt oled maas, sa ei jaksa, on ju, ja ütleme nii, et see sattus kõik kokku selle hormonaalse nii-öelda, see muutus hakkab küll varem, aga sa tundma hakkad seda ikkagi rohkem peale 45. Ja siis kõik see kokku ja siis hakkaski sealt minema nagu ja siis hakkaski see enesetunne läks halvaks, on ju, ma tundsin, et ma ei jaksa mitte midagi teha, eks ju, ja siis kuidagi kaduski nagu täiesti siuke motivatsioon ära. Okei, ja siis sa mingi hetk otsustasid, et aitab kah, on ju, ja sa mainisid, et sa oled igast erinevat asju nagu katsetanud. Me ei pea nagu võib-olla kõiki nagu detaile nagu läbi tegema, aga esiteks nagu mis nagu variandid sa üldse nagu nägid enda puhul, et mida sa hakkasid tegema, jällegi kõike võib-olla ei pea mainima, aga lihtsalt, et tekiks mingi ettekujutus, et Sa mõtled trenni mõttes nagu, mida tegema? Ma mõtlen pigem nagu, kõike tegelikult mõnes mõttes, et just ka selle nii-öelda, et need hormoonide osas nagu jälle võib-olla, ma ei tea, kas tasakaalu saada või mis see nii-öelda eesmärk sulle seal oli? Ei, selles mõttes ma ütlen päris ausalt, et ma proovisin nii hormoonasendusravi ja neid tablette, on ju, minule nad ei sobinud. Ma detailidesse ei lähe, aga mu kehas hakkasid nagu sellised muutused, mis mulle nagu absoluutselt ei sobinud, on ju. Kuigi oli mõned korrad, kus mul oli peale vist esimest korda selle tabletiga oli mul ma sain, vaata östrogeen on see, mis tekitab seda nagu hea tuju ja mis seda nagu tuju alla võtab. Ja mul paar korda oli ikka siuke päev, nagu, et ma täiesti lendasin. Mul oli selline tunne, nagu ma oleks 25. Pane lühike, seelik selga ja davai, eks ju, et see on uskumatu. Ehk, et ma sain mõned korrad selle maitse suhu ja teadlikkuse sellest, mis tegelikult toimub. See oli nagu siuke mega õppetund, on ju, et tegelikult, kui ma leian need vahendid ja viisid, kuidas viia ennast jälle sellisesse hetke,
kus sul on nagu endorfiinid ja kõik need serotoniinid on nagu kõrgel, on ju, kui hea on siis olla. Aga sellega tulevad mingid muud, noh, ikkagi ka nagu selles suhtes, et sa peab harjuma sellega ja siis sul on põhimõtteliselt, ma ei tea, päevad mingi pool aastat järjest ja sellega tulevad igasuguseid muid muutusi, on ju. Aga ma sain aru, et ma vist ikkagi arvasin, noh, ma ju tundsin, et ma olen selline võib-olla natukene nagu liiga must ja valge. Et kui ma tunnen, et midagi on valesti, siis ma tahan kohe lahendust. Ja ma ei suuda elada nagu 3 aastat veel, okei, äkki läheb mööda, on ju, et ma hakkan nagu kohe mingid võimalusi otsima ja ma proovisin läbi kõik. Ja siis vahepeal ma panin endale, ühesõnaga veel olid seal mitu kombinatsiooni sellest hormoonravist nii-öelda, on ju. Ja ma tundsin, et kord oli mul neid liiga palju ja siis ma neid ei tahtnud ja siis ma ikkagi nagu ei pannud ikkagi seda, tänaseks ma olen kõik ära lõpetanud, muide. Okay. Ja tead, ma ikkagi tunnen nagu seda, et nii palju on sinu enda ajus kinni. Et see, kuidas sa mõtled ja ma täna täitsa reaalselt usun, et need mõtted materialiseeruvad, on ju. Ja sellest ongi see 11 päeva, 11 sammu, kuidas on võimalik panna oma mõtted materialiseeruma. See tähendabki seda, et ma täna olen nagu, ütleme nii, et ma lõpetasin oma suhte ja otsustasin, et ma lähen ise edasi, on ju. Ja mul on peale seda kuidagi tekkinud ka, et seal on võib-olla, ma arvan, et sellises olukorras on ikkagi ka väga oluline, on ikkagi see suhe, väga oluline on ka, kes sul ümber on, missuguses tahtsin inglise keeles praegu öelda emotional state, millises emotsionaalses olekus sa oled parasjagu, on ju, ja kui sa oled sellises õrnas eas veel, on ju, noh, see kõik nagu meeletult palju nagu mõjutab, aga ma olen saanud praegu nagu kuidagi siukse, ma ei oska öelda, siukse, ma natuke tunnen nagu ma olen nagu uussünd, tundub nagu nii naljakas, aga see juhtus nagu täiesti niimoodi, et ma teen praegult oma tippmakleri ettevõttele totaalse rebrandingu, et ma olen 3 ööpäeva olen nagu arvutis olnud ja mul on homme ka üks webinar veel, on ju, ja mul on vaja kõik asjad valmis teha. Et tead, ma tunnen, et mul on kirg, ma hommikul ärkan ülesse, ma olen saanud oma rutiini tagasi jälle, on ju, ja ma hommiku kuulan jälle oma seda mingit motivatsiooni, varem need kadusid kõik ära. Ma ei kuulanud enam neid videosid, ma ei kuulanud enam muusikat, ma ei käinud trennis, on ju, ma olin natuke siuke nagu autopiloodi peal, ainuke ma mõtlesin, et noh, nüüd ongi umbes nii, on ju. Ja tead, ma täna tunnen ennast ja veel üks asi, hästi oluline on see, et sinu välimus peegeldub sinu enda emotsioonides ja tunnetes, on ju, et kui sa tunned ennast nagu 35, siis sa näed ka välja nagu 35, aga kui sa tunned ennast nagu 55, siis sa näed välja ka 55. Ja ma tunnen, et mul on praegu nagu ma oleks mingisugune 6 ajaga 10 aastat nooremaks läinud. Mis siis, et see tunnetus, see, mis sul endas sees, see on nagu nii suure kaaluga nagu. Aga kas sa arvad, et noh, kui me räägime siin sellest perimenopausist ja kõigest sellest, et kas seal ka nagu puhtalt aitab see nagu mõttejõud ja see, et okei, et noh, üks asi on see, et sa aktsepteerid, et noh, nüüd toimuvad need hormonaalsed muutused minu kehas, on ju, aga noh, see on ju mõnes mõttes ikkagi nagu bioloogiline, aga noh, praegu sa ütled, et sa mingit hormoonasendusravi ei tee, on ju, kas ongi lihtsalt mõtlemine siis või? Ei, seda ma ei usu, et noh, selles mõttes tegelikult ma ikkagi usun jah, et väga palju suur osa on mõtlemises kinni ka. Selles mental state nagu nii öelda, et kus sa nagu omadega oled. Küll aga me peame ikkagi toetama oma keha mingite asjadega ja mingite toidulisandite asjadega, on ju. Ja praegu ma olen ka hakanud võtma, noh, mis mind on nagu viimase nädalaga ma olen näidanud, olen ühte balance oili hakanud võtma, on ju. No see on nagu täiesti imet teinud minuga. Vitamiine olen hakanud juurde võtma ja muide, mida ma veel soovitan, isegi siis, kui noh, ei ole sellises vanuses, võib-olla olete täna kuulaja on 30 või 27 ja on võib-olla pingeline periood või mis iganes, on ju, või naistel menstruatsioon või meestel lihtsalt stress, mis iganes, on ju, ashwagandha.
ja ashwagandha on nii naljaks, esiteks ta on looduslik, ma soovitan teda kindlasti pigem osta nagu sellistest kindlamatest kohtadest, aga üks koht, kus mina näiteks tellin selliseid asju on iHerb. Et seal on nagu, ja seal AI, meie tore kaaslane, eks ju, aitab sul välja otsida täpselt sinu jaoks, sinu kogused ja kõige looduslikema ja kõige puhtamate nii-öelda koostistega, on ju. Ja siis veel on siuke asi nagu 5-HTP. Seda on olnud Eesti biomarketites, aga viimasel ajal ma ei ole seda nagu näinud, on ju. Siis see on see, mis tekitab serotoniini, eks ju. Ashwagandha tõmbab kolesterooli allapoole, eks ju. Noh, sest meie stress ongi, pinge on, siis on ju adrenaliin ja kortisool on kogu aeg kõrged, eks ju. Aga meil on vaja seda maha saada, on ju. See stabiliseerib õhtuti magneesium B6-ga, on ju. Ja siis muidugi mingid muud asjad veel, mis hoiaks nagu naha, on ju. Ma ise võtan seda No Age'i, mis ma maale toon, on ju. Siis, et ma otsin nagu praegu, te pange lihtsalt AIS-e, öelge, et näed, ma olen nii vana, mul on perimenopaus, ma ei taha näiteks hormoonasendusravi, on ju. Ja et mõtle mulle välja kõik asjad, mis mind hoida stabiilselt. Ja ma täna tunnen ennast imeliselt, ausalt. Ja siis põhimõtteliselt paned AIS. Ja ma võin öelda seda ka, et ma ei ole ka hormoonasendusravi vastu muide. Et ma ei ole üks nendest, kes mõtleb, ei kõik, et ma seda ei tee, sellepärast, et ma suren vähki, eks ju, mul tuleb rinnavähk, emakakaelavähk, mis iganes. Ma võin nii palju öelda, et ma olen selle kõik läbi uurinud tänaseks. Ja emakakaelavähk ei teki niimoodi, et olen aasta aega võtnud rohtusid ja siis plõks, on ju. Tegelikult emakakaelavähk areneb väga aeglaselt. Ja need inimesed, kes on nagu, kellel on kuskil sellises staadiumis juba, see tegelikult tähendab seda, et nad tegelikult ei ole käinud arsti juures. 1 aasta ei ole, 2 aasta, 3 aasta, on ju, ja meil kõik me teame, kuidas aeg läheb nii kiiresti, on ju. Eriti kui vaatame oma laste pealt, alles sündis ja täna on juba 25, on ju. Et seda ma soovitan küll, ma ei ole küll meditsiinitöötaja, on ju. Minge kontrollige, käige iga aastal arsti juures, olge kindlad, et teil on kõik okei. Ja siis ma arvan, et on ka see hormoonasendusravi nagu omal kohal, sellepärast, et ma ütlen ausalt, ma tahaks ikkagi elu lõpuni noor välja näha. Ma tahan, et mu nahk on ilus, ma tahan, et mul oleks vitaal. Siia juurde on vaja teha jõusaalitrenni. Ja mina arvan, et jõusaalitrenn peale 40-ndate on see vabatahtlik. Siis peale 40-ndate naised ja mehed, see on kohustuslik. Sellepärast, et sinu kehasmass saab kaduma ja kahanema, on ju. Ma ei mäleta, see oli mingi 10 aastaga 10%, aga see on ikkagi päris palju. Et ennast tunda vitaalsena ja sina tead väga hästi, on ju. Et ma soovitaks nagu kõigil võtta endale ikkagi coach ka, nagu sina oled, on ju. Ja ma võin öelda, et ma olen ise sellest ka natukene võib-olla puudust tundnud, sellest treenerist. Sellepärast, et treener on ikkagi, miks kõikidel võistlejatel on ju ka treener, on ju. Treener hoiab sind ikkagi distsipliin, ta on ikkagi nõustab sind, on ju. Ärge palun tehke jõusaalis ise harjutusi, on ju. Et kui mina tegin aastaid, võib-olla oma podcastidest sellest rääkinud ka, ma ei tea, aga kui ma käisin ise nagu võistlusteks treenimas ja siis ma nägin neid mehi, eks ju, kes tõmbavad oma seda õudsat raskust, on ju, ja naised ka, siis lõpuks ma ei saagi aru, kas ta tõmbab selle trapetsisse endale, eks ju, või on ju, nad tõmbavad ju naised ja tegelikult naised ei tohi teha trapetsisse, sest teil läheb õlg laiaks ja teine asi veel on küljed. Naistel ka tegelikult külgharjutusi, et on mingid lihased, mis ei lähe tagasi ja muidu sääremarjad ka, kuigi ütleme, kui sa võistlustele lähed, sa ei saa ilma sääremarjadeta, sul peab olema, mis see eesmärk on, et peab olema, on ju. Aga ma arvan, et see treener on nagu ülivajalik, sellepärast, et me vahest mõtleme küll, et ma ei taha kulutada selle peale raha, on ju. Aga kui sa oled nagu 3 kuu pärast või 6 kuu pärast lähed hommikul nagu peegli ette või hakkad õhtul välja sättima ja paned endale riided selga sellised, mis sul on kogu aeg vaatad, issand, ma olen nagu nii ilus või ma näen nii hea välja, on ju. Siis ma arvan, et see on seda väärt. On ju. Ja sina ju tead, praegu oledki ju nagu selles mõttes aktiivne, on ju. Et ma ju isegi sulle üks päev ütlesin, et äkki ma peaks, mul on nagu selles mõttes veits naljakas ikkagi endal veel.
et kui ma nagu tippspordis olin ja koondises, siis oli loogiline, et mul olid seal peatreenerid ja oma treenerid ja kõik muud on ju. Aga praegu, kui ma olen ikkagi nagu sellises tasemes olnud, et nagu algtasemelt pihta hakata, siis ma lihtsalt tunnen, et äkki mul ikkagi täna ei ole seda treenerit endal vaja on ju. Kui siis ainult selle nii-öelda sellise distsipliini hoidmiseks, et sa tead, et sa saad taga nagu nädala pärast kokku ja siis ta umbes paneb su kaalu peale on ju, siis ma ei olegi midagi teinud on ju. Aga kuidas sa ise nagu, sa praegu ütlesid ka, et sul on natuke siuke naljakas tunne jälle nagu hakata nagu jõusaalis käima ja kõik see on ju, et mida sa võib-olla kui praegu ka kuuleb mõni, kes nagu ongi 45 pluss on ju, võib-olla paar korda on seal kunagi jõusaalis käinud, aga kuidas sa ise nagu selles nii-öelda hirmust või ebamugavuses nagu üle saad? Jõusaali minna või? Yeah. Ma ei tea, mul ei ole väga ebamugavust, ma arvan, selles suhtes. Sul on lihtsalt see, et vahet pole. Mul on lihtsalt see, et ma näen praegult, et kuna ma nagu ei ole ju teinud nagu paar aastat midagi on ju, selles mõttes ma nüüd teen praegu aeroobset ainult ja mul on kodus olemas kõik hantlid, pingid, pukid ja nii edasi on ju, et mul ei ole nagu väga nagu hetkel veel vaja minna, kuigi ma tunnen võib-olla sellest melust veits puudust on ju, et see on ainuke põhjus, pluss ma ei ole endale veel klubi otsustanud ka, kus ma nagu käima tahaks hakata on ju. Ja kolmandaks, võib-olla praegu ma teen lihtsalt, kui ma nüüd pihta hakkan oma keharaskusega on ju, selles mõttes, et väga paljud inimesed arvavadki, et ma tulen hakkan jõusaali tegema ja siis pean hakkama kohe mingisugust 50 kilo rebima seal on ju, et tegelikult on oluline on teha tehniliselt õigesti, vähem raskustega ja tulevad tulemused kiiremini, kui lõhkuda ennast suurte raskustega on ju. Teen küll vähe kordusi, aga see tulemus ei ole üldse selline nagu peab. Ma ei tea, sa oled täna rohkem aktiivsem. Enamasti veel vale tehnikaga ka ja siis teed hoopis vale, mis sa ütlesidki, vale lihas on ju. Ja mul on natukene, mis mind võib-olla veel takistanud on jälle aus, kuna tippsportlased on tegelikult tihti ikkagi ka vigased. Olgem ausad on ju. Siis ma ikkagi oma seljadiski natukene, selja ja kaeladiskile tegin ikkagi liiga kõikide nende seljatõmmete asjadega on ju. Ja mul ongi seal seljadiskis mingisugune väike, mitte mõra, aga ühesõnaga, tead ma meditsiinist täpselt tea, aga mul on seal ühesõnaga natuke on seal nihkes. Mul on ikka korra olnud nii, et mul on ikka jalad alt ära olnud ja ma olen emos ka olnud on ju. Ehk et, aga jällegi, ma tean, mida ma pean tegema, et seda ei oleks. Ja seda ma võin küll täna kõik, ma ei ole füsioterapeut, aga ma võin küll julgelt öelda kõigil, kellel on seljad valud, tehke kõhulihaseid, sest ta teeb selle vastu ja see tõesti aitab, on ju. Et esimesed asjad, millega ma nagu täna õhtul alustan, ma luban. Ma kontrollin õhtul, kirjutan sulle. Mul on lastega, ma olen oma lastele alati kasvatanud ühte asja, esiteks me oleme alati ausad, kui me lubame, siis me täidame midagi, on ju, ja mul on viimane poeg on 13 ja siis üks päev oli ka, meil mingi kooliga oli mingi teema ka ja siis ma ütlesin, kas sa lubad, ma ei saa lubada. Ja siis ma sain aru, et ma olen midagi õigesti teinud, ma luban, et ma teen täna õhtul selles mõttes esimese jõutrenni, on ju. Ja siis vaatame, kus ma jõuan omadega. Väga hea, tundub, et kui sa lubad, siis täidad ka, on ju. Ma vaatan, kas mul siin veel mingid küsimused on, et ma igaks juhuks tuletan veelde, et arvestas sellega, et mul eluaeg nagu palju asju on. Ma teen oma tippmaakleri ettevõttele praegult rebrandingut, on ju. Mul on homme webinar, mul on vaja teha need slaidid ära, siis mul on vaja BNI slaidid ära teha, siis mul on vaja trenni teha. Nii et võib-olla liiga palju küsimusi rohkem. Ja homme hommikul ma küsin mu käest siis, kas ma jõudsin kõik asjad ära tehtud? Väga hea, küsin. See on mindseti küsimus. Üks asi veel nagu, et kui te vahest peate mingit asju ära tegema, ärge mõelge, et issand, ma ei tea, ma loodan, kas ma saan ja võib-olla ja kas mul ikka õnnestub, mis iganes. Ma olen kindel, et ma täna õhtul teen trenni. Ma olen kindel, et ma saan need slaidid tehtud. Ma olen kindel, et minust saab uuesti sportlane, on ju. Ma olen kindel, et minu uus bränd lendab. Aga kus sa nagu, see on hästi nagu põnev, et kus sa selle enesekindlus ikkagi nagu võtad, sest ma räägin nagu nii palju on neid naisi, kes ongi, kas või mõni klient mul ka, et kus ma vaatan, et okei, trenniks, toitumine toitumiseks on ju,
aga noh, nagu me alguses ütlesime, kõik algab tegelikult iseendast, on ju, et ega sul see toitumine läheb niikuinii pekki, kui nagu noh, kui sa ei usu endasse ja kõik need, et kuidas sa nagu noh, üks asi on see visualiseerimine, millest sa rääkisid, on ju, teine on see eesmärgid, tegelikult ongi visualiseerimine ja eesmärgid on ju, et noh, jällegi, kui ma nagu oma koolitustel alustan see, mis on see 11 päeva, 11 sammu, siis me tegelikult hakkame nagu pihta päris alguses sellest, et ma teen nagu sellise testi, on ju, et kui mu elu oleks ideaalne, siis ma kaaluks 5 kilo vähem, siis ma ei tea, mul oleks Mercedes-Benz, on ju, siis mul oleks Hispaanias maja, siis mul oleks ja nii edasi. Ja sealt nagu koorub välja või vaatame nagu need, mis on see päriselt see motivatsioon, on ju, ja sealt edasi tuleb vaadata nagu veel, kus sa siis oled nagu selle eesmärgiga ja sealt omakorda tegelikult tulevad veel nagu äriline eesmärk, finantsiline eesmärk, on ju, vaimne eesmärk, isiklik, fun, lõbu ja kõik muud asjad. Ma olen aastaid seda teinud. Samamoodi näiteks väga suur tehnika jälle nagu me kuuleme ainult mingitest, ma ei tea, Ameerika filmidest, vision board ja kõik. See tegelikult meeletult aitab ja sealt tuleb see enesekindlus, sealt tulebki see usk iseendasse, on ju. Et ma ei tea, saada minu juurde kõik koolitusele ja siis ma saadan sinu juurde omakorda kõik inimesed treenima, sest siis nad saavad aru tegelikult, miks neil on treeningut vaja, miks neil on jõusaali vaja ja kuidas jõuda sinnamaani, et tee 6 aega, on ju. Ja sa näed juba tulemusi. Tegelikult ju näed sul ju. Ja 6 aega on ju tulemus juba tegelikult, on ju. Et jah, vaata ongi tihti ju see, et inimesed küll unistavad, aga kuidagi ei jõua nagu tegudeni, on ju. Ja muidugi, mis jõusaali puhul veel on ju, ärge kaaluge ennast kogu aeg. Vaata, see on, ma tean, treenerid kogu aeg vahivad, aga tead mis, sellega on ju kõik, kui mina praegu hakkan jõusaali tegema või noh, jõutrenni tegema, ma ju tean, et mu lihas läheb vett täis. Ja see tähendabki seda, et mul keha ju muutub. Rasv läheb vähemaks, lihased lähevad toonuseks, aga kilosid võib 3 juurde tulla sellepärast, et see lihas tõmbab vett täis. Ja siis inimesed käivad ära, ma olen dieedil, käin trennis, saad aru, ja mul tuleb 3 kilo juurde. See tuleb ära oodata, küll see ka maha läheb see veearvelt kõik, on ju. Kusjuures mul just eile oli ühe uue kliendiga vestlus, kus ma ütlesin ka, et noh, et meil ei ole nagu mingi kaalulangetuse eesmärk, aga ma ütlesin, noh, ilmselt sa hakkad siin 2 kilo ikkagi nagu juurde võtma, sest hakkad nagu korralikult trennis käima, on ju. Et selles mõttes on... Lihas on ju raskem kui rasv. See on loogiline, on ju. Täpselt. Just. Täpselt. Aga on sul endal veel mingid teemad või mingid asjad, mis sa tunned, et sa tahaksid jagada, millest me veel ei ole võib-olla jõudnud rääkida, et me nii-öelda seda mindseti poolt ja seda nagu perimenopausi ja kõike seda natuke niimoodi puudutasime, et kas sa tunned, et on midagi veel? Ma arvan, et noh, nii kui me suga kokku leppisimegi, vaata, kui me räägime, et tegelikult minu jaoks ongi see kogu see nagu mindseti pool on nagu ülihuvitav, et sellest ikkagi meil elus hakkab ikkagi kõik pihta. Ja soovitan ikkagi vaadata hommikuti neid videosid, et ennem kui te silma lahti teete, ärge vaadake uudiseid, sellepärast et meie aju ei saa aru, kas see toimub väljast, toimub see seest, mis nagu toimub, aga ta reageerib. Ja ta reageerib nende neurotransmitterite kaudu nii kiiresti, et sa võtad hommikul esimese asjana, ma ei tea, mingisuguse lollaka Trumpi uudise lahti, on ju, ja siis juba aga noh, aju hakkab sul juba kohe ette kujutama mingeid asju ja kohe tekivad hormoonid ja kohe tekivad emotsioonid ja kui see on nagu negatiivne, siis noh, kuidas sul saab see päev hästi hakata, on ju, aga proovi vastupidi, et ennem kui sa voodist välja tuled, võta see 10 minutit, pane kas või eelmine õhtu valmis endale mingi, vaata välja mingid motivation, manifestation, ma ei tea, mis iganes, on ju. Ja hommikul ärka ülesse 10 minutit nagu kujuta ette, millisena sa tahad, et su päev täna on, millisena sa oled, mis sa teed, kuidas sa lähed trenni, teed tööd, ei tee, on ju. Noh, müügiinimestega samamoodi, et tegelikult me alati teame, mis toob tulemuse, aga me mingil põhjusel ei tee neid tegevusi, on ju. Ja siis me peame ikkagi motiveerima ennast ja selline visualiseerimine on väga tugev võti selleks, et jõuda nagu päriselt nende tegevusteni. Eriti kui sa nagu kujutad ennast ette veel, täna ma ka loon ju seda, ma olen 17 aastat kinnisvaraturul olnud, on ju, ja 17 aastat koolitanud, 17 aastat tehinguid teinud ja mul tuli sellel nädalavahetusel täiesti geniaalne mõte.
ja kui ma suudan selle nagu nii suureks teha, nagu mul täna plaan on ju, siis Eestis ei ole ühtegi teist ettevõtet, kes oleks teinud sellise nii-öelda plaani teoks. Ja see on põnev. Sa vist ei taha veel jagada, mis see plaan on, jah? Ja mul juba tekkis kohe põnevus. Ma loon ühe klubi. Ma löön ühe klubi, aga rohkem ma ei räägi praegu. Ja mul on tippmaakleri koduleht on ümbertegemisel praegu, nii et see kohe-kohe on varsti, ma arvan mingi nädala pärast tegelikult on, ma ei tea, millal see podcast läheb eetrisse. No, hiljemalt pühapäeval. Hiljemalt pühapäeval. No, kui see pühapäeval kuulajad kuulavad, siis võib juhtuda, et esmaspäev, teisipäev võib seal juba olla mingi info, aga ma teen ühe põnev. Ma annan inimestele võimaluse lisaraha teenida. Ilma, et nad peaksid kinnisvaramaakleriks tulema. Okei. Väga lahe. Nii põnev. siis ma lihtsalt lõpetuseks võib-olla küsiks sinu käest veel seda, et üks viimane nii-öelda küsimus, et mis oleks 3 sükest nõuannet, et mis sa annaksid 40 või 45 pluss naistele, et kes tahavad võib-olla iseennast paremini mõista või üldse elus paremini hakkama saada. Et arvestades, et seal on mingid hormonaalsed muutused ja asjad ja... Mõistke ennast ja harige ennast ja saage teadlikuks. Kui me oleme teadlikud asjadest, siis me saame leida nendele lahendusi. Tuleb endaga kannatlik olla ja tuleb ennast usaldada ikkagi ka. Ja ma arvan, et see on okei, et ma proovin ja kui sa tunned, et see ei sobi, siis proovi midagi muud ja olenemata sellest, et sul võib-olla ümberringi, ma ei tea, arstid ütlevad sulle, et näed kindlalt, tee just seda, on ju. Aga sa tunned, et see ei sobi mulle, on ju. Arst ütleb, ei sobib küll, see kõigile sobib, ei pea sobima. Ja ma võin ühe väikse saladuse enda kohta öelda ka lihtsalt, et nagu aru saada, on ju, et minu vanuste naiste seas muidu botox on ju väga nagu levinud, on ju, kõik me tahame olla otsaid sirged ja välja näha, mina seda teha ei saa. Ja mul keha üldse ei kannata nagu mingit nagu keemilisi asju. Ma olen proovinud ja mul viskab nagu keha nagu, see on nagu, mul keha reageerib selliselt, nagu see oleks totaalne mürk, on ju. Ja, aga see on, ma võin sulle öelda, et ma olen 1 miljonitest, nii et ülejäänud naised ärge ehmatage, kui mul oleks täna võimalik teha, ma iga kell teeks, sest ma tahan hea välja näha ja kui on täna leitud sellised lahendused, on ju, siis ma neid ka kasutan. Aga mu mõte on nagu see, et kui sa tunned, et sul on mingi asi, mis sulle tegelikult ikkagi ei sobi, siis usalda iseenda keha, usalda enda mõtet, usaldage enda sisetunnet. Et võib-olla see on nagu, võib-olla ka, et kui sa oled ikkagi nagu suhtes sellises hormonaalses muutuses ja see suhe ei ole ka nagu, ei toimi sinu jaoks hästi, eks ju, mis iganes, siis tasub ikka mõelda selle peale ka, et äkki võib-olla võiks valida nagu iseennast. Väga hea. Ma arvan, et selle mõttega me võimegi täna siin lõpetada. Ja valige iseennast. Ja. Me oleme kõige tähtsamad iseendale. Kusjuures mul on just hiljuti, ma võin sulle näidata, tegin endale tatuka ka. Love yourself first. Ja. See peab iseendale vahepeal meelde tuletama. Ja, seda tuleb endale meelde tuletada ja me oleme tegelikult kõige olulisemad ja me oleme kõige tähtsamad nagu. Ehk et ükskõik, mis elus on, valigi iseennast ikka ennem. Ja siis kõik teised. Aga teile, kuulajate, vaatajatele, suured tänud, et kuulasite ja nagu ikka, kui sa tunned, et sa said siit kasu sellest podcasti episoodist, siis ole hea, jaga see ühe sõbraga, et see sõnum jõuaks veel kaugemale ja et ka see sõber saaks targemaks. Ja kindlasti tagi nii Leanikat kui ka siis mind ära, et siis saame edasi jagada. Nii et aitäh sulle, Leanika. Ja aitäh sulle kutsumast ja ma väga loodan, et võib-olla mõned mõtted olid kellelegi kasulikud. Väga palju ägedaid mõtteid juba. Et selles mõttes ma küll juba mõtlesin, panin endale kas või selle hommikuse ongi mingi YouTube'i video paneku, et praegu ma panen muusikat, on ju, mis on ka siuke nagu energiline, on ju, aga tegelikult see on väga õige, et pannagi mingi
mingi self-talk sinna, onju. Ma jooksi ajal näiteks olen vahepeal pannud endale ma räägin, ma soovitan, kõigile see ei sobi, see on ainult mulle meeldib. Neid on miljoneid, neid igasuguseid, neid tegijaid, eks ju, et on see Joe Dispenza mulle endale meeldib, eks ju, aga neid on meeletult palju ja kellel on ikkagi raskusi nagu dieet, ütleme selle toitumise kõigega on ju, siis kõigepealt ikkagi ma soovitan muidugi ka trenni minna, eks ju, ja kõik, aga vaadake seda Paul McKenna I Can Make It Thin, see on hüpnoteraapia ja hüpnoteraapia on kõige võimsam viis üldse oma mõttemaailma muuta ja tegelikult muutusi nagu tekitada, nii et see on ka üks äge asi. Sellest räägime juba järgmisel korral, kui sa külla tuled. Aitäh sulle!